teile kõigile armsad inimesed, kes te meie tegemistel siiski ikka veel silma peal hoiate. Üle kuu aja oleme me ootanud, et saada kolida korterisse, mille me üürisime. See oli pikk ja õudne jube protsess. Nagu pealkirjast viis aru saada, ma lasin päris palju pisaraid juba ja tahtsin koju ka. Sest see oli lihtsalt üle mõistuse, ma ei hakka detailidesse laskuma, kes teab, see teab. Ja ühesõnaga me lõpuks saime siia korterisse sisse. Kadu on $300, mis oleks võinud olla tegelikult palju suurem. Ja me lähme ostma nüüd mõndasi asju juurde. Mingi täisimalik piksi räägin. Kmarti paradiis ootab meid taas. Ma ei tea, kui selline pood oleks Euroopas ka 12 komplektiline nõudekomplekt $7 lihtsalt. No on $29 on 24. Kolmene komplekt köögikäteratte $5. Sükseid ilusaid mingite piltidega $3 tükk. Asju $1 eest jalagas segada. Poodipesus on igale maitsele, igasuguse hinnaga, aga enamjaolt on päris odavad. Queen size komplekt on 18, king on 22. Ja nüüd ma praegu vaatangi, et üks väga ilus voodipesu komplekt, mida mina tahtnud olen, on ainult $12. Ehk siis kui üks voodipesu komplekt on pesus, siis saab teist kasutada $12. What? Läheb korvi. Siin nüüd just Tefali ja muude suurepäraste firmade panne ei ole, aga ma arvan 1+2. Korteris oli küll pann olemas, aga ta oli midagi taolist hästi kõrge, aga panni osa hästi väike. Ehk siis ma arvan, et $10 eest 30 cm läbimõõduga pann on küll ja veel. Timo oli vahepeal kadunud, kui mina ostsin vajalikke asju. Tema vaatas laudu ja tema jälle kaob kuskile. Temal pidavat olema valikus 2 lauda. Kallis, näita mulle seda 2 lauda. Aega läheb. Ühesõnaga, Timo arvab, et söögilaua peal arvutiga mängida ei saa. Siis ma tahab panna söögilaua kõrvale veel väikse laua. Ma ei tea, mis ma sellest arvan. Mis teie arvate? Laud ja siis on veel laud ja siis teine valikus, seda peab pildi pealt näitama. Või siis selline $45 versus 32. Mina siis küll olen arvamusel, et ma ei tea, kas see laud on vajalik, aga ma olen suhtes ja ma teen kompromisse, nii et võtame selle laua. See on nagu 20 eurot. Aga me elame dollarite maal. Vahet ei ole. Hea küll, vahet ei ole. Siis ma võingi endale äkki mingi kleidi vaadata, sest kui me reisile läheme, siis saab mingi uue kleidi kaasa võtta. Asju on korvis kõigile. Ja nüüd me vaatame filterkannu, sest kraanivett väga juua ei kõlba. Mingi väga kahtlane kloori maitse on lõpus või ma ei saa aru, mingi kahtlane maitse ühesõnaga. Ja et natuke säästa pudelivee tarbimist, siis kodus võiks tarbida filtreeritud vett. Filterkann $16. Transaction. Ühesõnaga, eile me ostsime päris palju asju, mis meil natuke puudu oli siit korterist. Köögiprügikast näiteks ja siuke suurema põhjaga pann. Ja Timo arvas, et uus veekeet oleks päris hea, sest et see, mis siin oli, selle põhi oli täitsa läbi. Veekeet ja mingi $9 kõik jutud. $187 eest saime asju väga-väga palju. Ja täna ma võtan kaasa teid toidupoodi, et näidata seal hindu. Timo pühapäevasest poekäigust tavaliselt loobub, sest et see võtab päris palju aega. Ma
proovin käia siis toidupoes 1 kord nädalas ja osta kõik vajalikku, mõelda välja, mis me sööme nädala jooksul, sest nii on see palju säästlikum. Ja kui ma siin jooksengi ühelt töölt teise vahepeal õhtuti, siis toidupoodi pole aega minna ja mõelda, mis ma nüüd täna õhtul või süüa hakkan tegema. Ehk siis ma proovin osta tavaliselt nädala söögigrammi valmis ja see võtab poes süke tund-poolteist aega tavaliselt, et kõik välja mõelda, kõik osta, mis vaja. Ja Timo oli ka laisk selleks, et minuga kaasa tulla. Siis eks ma näitan teile hindu natuke ka sellest, mis sõltuvalt minu toidukorvi satub. Avokaadod on just krõbeda hinnaga siin, aga põhimõtteliselt sa ei pea siin väga nagu otsima ja vaatama, nad on kindlasti valmis. Ja maasikate karbid. Maasikad on päris kallid, ütleks. 250 grammi on karbid. Selle ausalt, et ma neid maasikaid muidu ei võtaks, aga ma ei saa aru, mis siin poes toimub. Teist nädalat juba ei ole mangosid poes, kuigi mangohooaeg nagu on juba käimas ja kõik jutud ja neid oli väga palju vahepeal. Siis täna ma ka mangot poest ei saa, nagu ma aru saan. Ilmselt tarbivad palju, nii et seda hinda võib näidata. $3 250 grammi kirstomatid. Lahtine tomat on 5,50 kilo. Nüüd siuke korralik Intsutalu tomati hinda. Siin poe kõrval on kohe pagariäri, kes saia küpsetab, nii et tegelikult nagu väga kallis hind ei olegi. Aga samas sai ongi põhimõtteliselt selline ja siis on mingid purksisaiad ja nii edasi. Ei ole väga kallis. Ma tegelikult nagu saia põhimõtteliselt väga ei söö, aga kuna nüüd Timo ostis Nutellat koju, siis ta kindlasti ühest saiavetsist ära ei ütleks, ega seda Nutellat süüa. Niisiis vanaemasid kindlasti huvitab kartulikilo hind, igasuguseid sorte kilo hinde 4 ja 3 vahele. Aga siis siin on 1,5 kilone kott on $5. Mis iganes nende vahe siis ka ei ole, nii et tegelikult väga hull ei ole. Ma ütleks. Sibula kilo on ka täitsa timm. Kott on $1.90, punane on 3, lahtiselt on 4,90. 4 küüslaugu perekonda on 250, kilo on 30 kilo. Kilo on 30 kilo. Kilo on $30. Vanaemaga videokõnes rääkisin, ja küsis mult porgandi kilo hinda. Ma ei oskan seda öelda. Nüüd ma siis näen. Valmis kooritud porgandi kilo on $1.90 ja lahtine on $2 kilo, nii et ei ole hullu midagi. Mis siin Austraalias on nüüd küll kallis, tegelikult on nii puuviljad on kallid, liha on kallis ja ka pähklid on kallid. Praegu on mandlit soodustaga 800 grammi on $12. Muidu on kuskil suka 18, 400 grammi $9. Timo on suur pistaats ja pähklite fänn. Need on siin nagu tõesti üle mõistuse mingi $30 kilo. Müüakse siin päris suurtes kogustes. Kilo hakkliha Eesti mõistis $8 päris normaalne, aga mulle millegi pärast kohe üldse hakkliha ei istu viimasel tegele. Kana oma veel istub, aga tal on kuidagi kahtlane maitse minu arust. Ja siin on väga tähtis ka see vabakasvatusjagu ja vabakasvatus kanad või mingid muud loomad, siis on kindlasti ära mainitud. Lambahakkliha, kanahakkliha, siga, veis, tavaline, aga väga vahva on see, et siin tõesti saab osta veist, kana, lammast, kängurut, kala, ma isegi olen näinud lõhe, hakkliha, mis on väga põnev ja kunagi võiks proovida. Tema hind oli muidugi päris kena. Tahaks tegelikult lammas proovida ja siin on igast lambakarreed ja kõik, aga ma pigem jätan vist proovimata, kui ma tegelikult nagu ei tea, kuidas ja mis seda teha. $9, see pakk on peaaegu 12. Seda on nii palju siin, selles me saame mingi 2 söögikorda teha, see on täitsa tikis mõttis.
steike griimisajaks. valmis sirloini $8 eest ei ole üldse paha. Vahvad mäkkparvekajad tulevad meelde. jah, sa saad siin lõhet osta lihtsalt 2 tüki kaupa, aga lõhed saab igal pool Eestis ka ja seda kala põhimõtteliselt söögi, kui kodus kala teed. aga siin müüakse valge kala, 2 suurt fileed on siin sees ja $5 tükk. seda mulle väga meeldib teha lõunaks kaasa, sest kala külmana on niisugune suurt tšiilisüügi, kui ma kuskil maja koristame, siis seal ilmselt mikrooni või asju võib-olla ei ole. ja Timo hakkas ka seda nüüd sööma, muidu see oli minu pärusmaa ja sain seda endale ise teha. aga nüüd Timo proovis ka seda kala ja talle väga meeldis. nii et nüüd on meil 2 päeva lõunad välja mõeldud. tavaliselt tegelikult ongi, ma ei mõtlegi seda välja, ma iga nädal teen seda. väga huvitavaid riise, ehk siis kui on kiire ja mida ka meie kasutame vahepeal, on erinevate maitsetega valmis riisid. sa paned need lihtsalt 80 sekundiks mikrooni ja nad on valmis. Neid on siis erinevaid, siin on ka kapsariisi, pruuniriisi kinoaga, punast riisi, musta riisi. et see on väga-väga vahva võimalus, kui sa tuled näiteks õhtul hilja töölt ja viskad lihtsalt endal kiirelt midagi valmis kokku. muidu tavaline riis. kilone pakk on $1.40. basmati riis $4.20, jasmiini oma $3.20. mul väga vahet ei ole, riis on riis. munad on üpris kallid. 12 muna saab olla $5.55, $3.21. no vaja siis selles midagi, et üks on vabakasvatus, teine on siin puurikana. $4.20 on vabakasvatus ja neid viskab tavaliselt võtama. pudelid 2-liitrine $4.40 eest, aga noh, oleneb, mis õli keegi eelistab. mina eelistan pigem siiski oliiviõli ja praegu on täitsa kena pakkumisega suur liitrine pudel ka, nüüd võib selle suure pudeli võtta ka, sest meil on oma korter ja asju paigutada $9. mida siin väga odavalt saab, on makaronid, et mis selle paki suurus on 500 grammi igasugused kujud, mis iganes maksab $1 ainult pakk. aus olen, siis ma ei oleks seda kunagi arvanud, et ma ütlen, aga minu arust on austraallased isegi ebatervislikumad kui ameeriklased. poes saad igasugust valmis jama lihtsalt, mida teha ja päris ausalt ütlen, siis siin väikses linnas ma olen näinud suuremaid ja õudsemaid inimesi, kui ma nägin Ameerikas. mis oli minu jaoks üllatus. Endale taolise soola hoidikuid, siis osta lihtsalt neid suuri soolatükkidega soola, et on lihtsam pärast, aga millegipärast on isegi kilone Himaalaja sool juba purustatult odavam, kui osta selle suurte tükkidena, mida siis täita sellesse topsi, mis meil on. Ma ei teagi, mis ma siis teen. Võtan selle lihtsalt vahet selle, täidan sinna siis lihtsalt ja whatever. Sest et miks osta 250 grammi $4.50 eest, kui ma saan kilo soola $3 eest. See on nüüd küll väga huvitav asi praegu. Ja mida ma saan veel seekord osta, on jahu. Lõpuks teha mõnikord pannkooki. Päris soodne on kilone pakk. On 75 senti ainult. Täpselt sama tekst on roosal ja sinisel pakil. Hind on sama. Pole aimugi. Olen kasutanud siis selliseid putrusi hommikul. Lihtsalt väikse paki sees lisab piima, paned mikrooni mingi neid seemnetega, neid on nagu näha meega, aga nüüd ma arvan, ma olen pigem ise pudrukeetja, nii et ma nüüd ostan endale suure paki 900 grammi ja $1.45, kui siis muidu siin on 12 pakikest 5.50. 12 pakikest ehk siis 6 hommikut, siit ma arvan
saab vähe kauem hakkama. Sama kuninganna ikkagi UK-l ja Austraalial on, siis siin on neid ube lihtsalt igal erineval viisil, mis nad sinna hommikusöögi juurde söövad ja ma ei tea, no mina Maltal proovisin rõvedamat asja lihtsalt olemas, ei ole mingit oad ketšupiga lihtsalt. Igastahes purgi mingid maisid, seened, oad ja kikerherned on väga soodsad, ainult 75 senti. mulle punased oad väga meeldivad. Ja siin on ainult vesi, sool ja oad, ehk siin ei ole mingit jama lisatud juurde. Piim on siin 2-liitristes, 3-liitristes ja liitrites kanistrites. 2-liitrine on $2, 3-liitrine $3. Piim ise on sellise kahtlase maitsega minu jaoks, et Timo kasutab seda kohvi peale ja mina teen sellest putru ja kui ma proovisin, siis ta on nagu, tal on siuke magus kõrvalmaitse, ehk et piima joomisest söögi kõrvale olen ma siin loobunud. On väga hea hapukoor. Seda ma söön põhimõtteliselt iga söögi kõrvale, kui seda siin ei oleks, ma ei teagi, mis pastat ma kasutaks. Ja samamoodi ka toidukoor. Ehk et mingit pastat risotot saab endiselt edasi teha. Ehk et sellega väga vedas, ma ei oleks arvanud, et siin saab head hapukoort ja üldse mingeid selliseid asju. Millega on siin väga vedanud, on kohupiim. See pots, see firma, 700 grammi on $6, soodukaga on $4.50, see on lihtsalt nagu see tuubi kohupiim kodus. See on super lihtsalt süüa müsli ja marjadega hommikuks. Huvitav on see, et jäätist ei ole ühekaupa, nagu meil need igasugused Preemia ja mis iganes firmad jäätised on, vaid on kas suured tuubid või siis kui on need üksikud magnumid või mis, siis need on mingis 4 või 6 pakkides. Timo avaldas soovi jäätiseks ja ma arvan, et ma võtan selle 2-liitrise $6 eest. Hommikuputru süüa nii, et ma panen siis külmutatud marjad sinna kuuma pudru sisse, siis need sulavad ära. Ja kui värsked puuviljad on kallid, siis külmutatud hind on päris okei. 500 grammine pakk mustikaid, põldmarju, maasikaid, mingit segu on $4. Siin saab isegi külmutatud avokaadotükke, külmutatud maasikat, banaanitükke, mangotükke. Kuigi neid ma olen ise teinud lihtsalt niimoodi, et olen ostnud banaane, kui nad lähevad pruuniks ära, siis ma tükeldan need ise ära, on sügavkülma, väga äge on ja kindlasti proovige. Ja mis ma praegu leidsin, on külmutatud kookosutükid 308, mingi väiksem pakk 300 grammi, aga ma siiski tahaks proovida. Ja siin on veel mingid külmutatud akaipüreed, siin on veel kirsse. Siin koosis muidugi ei ole, nii et ma vist pean ikkagi huulsi korraga hüppama, sest kirsid on mu üks suur lemmikuid. On Austraalias ilmselgelt miljonärid, sest seda ostetakse siin väga palju, kraanivesi ei maitse hästi. Üksikud pudelid on $2, ehk siin ostetakse siis 24 ploki kaupa vett, kui on väike, kui suur siis 6. Väike plokk maksab mingi 6 ja 8 vahel ja suurte veede plokk mingi 5 ja 6 vahel. Aga lisaks Austraalia veele on siis ka välismaa vett siin. Ja siinkohal tervitan enda armast kasuperet. Kui ma ütlesin, et tavaliselt ma piirdun Coolsiga, siis ma lähen siiski nüüd Woolsi, mis on samas kaubanduskeskuses meil, sest ma tahan ka hummust ja mingit külmutatud marju, mida Coolsis ei olnud täna. Austraallased lihtsalt tarbivad on need mingid lihapirukad ja peekonipirukad ja ma ei tea, mis iganes maitsetega on. Proovisin ükskord. See oli lihtsalt nagu koeratoit taina sees. See oli lihtsalt nii rõve. Kui me Berti jõudsime, siis Tiin lasi meil proovida seda piparmündipiima väidetavalt. See oli nagu hambapasta. Aga ma proovin vist šokolaadipiima, sest ma näen, et kõik kogu aeg joovad seda, nii et vaatame, mis Tiin sellega on. Ja nüüd see, miks ma tulin Woolsi. Külmutatud draakoniviili, ananas, passion fruit, isegi laimi,
kirsid. Nii et siit vist tuleb täna minuga kaasa üks pakk kirsse. $4, 500 grammi. Draakonivilja ma proovisin, ta ei olnud just väga magus. See peaks olema nagu Passioni mingi kreem ja mida. Ei, need on ka tükid. Ehk siis, kuna tavaliselt on $6, siis ma võtan juba tulevikuks ette $3 eest neid. Ma olen suur pudrufänn, nii et need kõik saavad kasutatud. Ja kuna ananas on ka kallim, siis ma võtan neid ka koovis. Kuna koovis ma ei tea, kus täpselt see hummus on, siis Woolsis ma teen täpselt ja seda on siin lihtsalt nii palju kõiki maitseid erinevaid. Ma ei teagi, mis teha. Niisiis, toidupoeralli on tehtud. 1,5 tundi võttis see aega. Kokku läks siis 2 poes $140. Ja kui ma ütlen ausalt, siis see on siuke täiesti tavaline summa, kuskile siuke 130–160 vahele. See jääb olenevalt kui palju või mida me ostame. Ja noh, tavaliselt ma iga nädal nagu nii palju külmutatud marju ei osta, kuna lihtsalt ma tahtsin kirsse ja Woolsi läksin, kuna seal on natuke suurem külmutatud marjade valik. Ja nägin ananassi ja Passionit, siis ilmselgelt mul veits flippis ära. Poole hinna eest ka $6 eest ma ilmselt nagu never ei ostaks neid. Aga nüüd siis võib proovida ära. On väike varu ka. Mingi aeg neid marju siis ostma ei pea. Ja ühe mango sain ka lõpuks. Ma ei saa aru, mis toimub lihtsalt. Kus need mangod kõik on? Mangod on siin lihtsalt nii head. Nii mahlased, nii magusad. Hemmelaja on kogu aeg kadeduse peale. Ja teine, mis siin on üli magus ja hea minu jaoks. Timo ütles, et on endiselt kibe. On kreibid. Kui Eestis on need tõesti nagu lihtsalt rõvedalt kibedad, siis siin on siuksed mõnusad, magusad kibedad. Ma ei tea, kas siuke omadussõna üldse eksisteerib, aga niisugused mõnusad, magusad, samas nagu natuke kibedad. Minule väga meeldivad, aga mul neid kodus veel on, nii et ma täna neid võtma ei hakanud. Aga sellised need hinnad siin poes on. Ma ei ütleks, et nagu midagi väga hullu on. Liha on veits kallim, sest siin on nagu väga oluline mingi vaba kasvatus ja kõik siuke. Ja kindlasti hindu tõstab siin natuke see, et transpordikulu on suur. Ikkagi 1600 kilomeetrit meie Perdist oleme. Liha ja puuviljad on natuke kallimad. Kui banaanikilo oli siin isegi $6–7, siis eelmine nädal ma sain üllatavalt millegipärast $4 kilo. Et on soodukaid, on väga häid soodukaid asjadel tihti peale, aga siis jah, liha ja puuviljadest peab natuke rohkem välja käima. Ja veehindadega peab ka arvestama, et seda vett sa siit tõesti nagu tõepoolest ostad, sest et minu jaoks on kraaniveel siuke lõpus siuke. Mõnikord on kloorimaitse, mõnikord on siuke munakas, oleneb vist ka, kus nagu sa siin linnas oled. Me oleme siin ka paaris piirkonnas elanud, et muidu olime jagatud majas, nüüd siis oleme korteris lõpuks. Ja palju kindlasti mõtleb, miks me korteri võtsime, et siin nagu elatakse ju nendes jagatud majades, või ma ei tea, kuidas eesti keeles seda öelda. Aga siis me leidsime maja, aga see oli siis selline, et mingid noored olid kõik välja kolinud ja seal oli kõik reaalselt koristamata lihtsalt. Ja ma ütlen ausalt, mina ei ole see, kes peab koristama teiste laga nagu. Ja hakkasime üpris kiirelt korterit otsima ja ma arvan, et ei ole vahet, kas ma maksan $250 nädalas selleks, et ma saaks kuskil seal majas elada, või ma maksan $300 nädalas. Mul on oma privaatne kodu. Ma tean täpselt, mis mul on, sest et üks hetk me läksime koju ja üks inimene paar meie asja võtnud külmkapist. Maja omanik tahtis kinni maksta neid, aga mis on kuule asi ära rahas, vaid ikkagi selles, et see inimene võtaks vastutuse, et tule küsi või midagi, pole hullu. Aga et sa lihtsalt võtad ja siis lihtsalt asi jäigi nii, et see ei ole nagu normaalne. Ühesõnaga, oleme nüüd oma korteris ja tuleb minna süüa tegema, täna on pühapäev ja uut nädalat alustada. Kohtume järgmine kord.
tšau.